Täna möödub täpselt 8 kuud relvarahu jõustumisest. Kõik pantvangid on vabastatud. Iisraeli väed on endiselt Gaza sees, kuid Hamas keeldub relvi loovutamast. Isegi täna, kui Kairos jätkuvad läbirääkimised. Kuidas teie arvates olukord Gaza sektoris siit edasi liigub? Hetkel arvan, et oleme tegelikult üsna ummikseisus. Ma mõtlen, Nikolai Mladenov, rahunõukogu tegevjuht, on pidanud mitmeid kõnelusi Hamasiga vahendajate abiga, kui see üldse aitab, muide, ma pole kindel. Aga ta tegi seda mitu korda, kaasa arvatud sel nädalal Kairos. Sellest ei tulnud midagi välja, sest Hamasi silmis ei ole nad valmis relvadest loobuma. See on nende ainus viis ellu jääda. Tead, nagu Max Weber ütles aastaid ja aastaid tagasi eelmisel sajandil, vägivalla monopol. Kui sul ei ole relva, ei suuda sa kontrollida, mis Gazas toimub. Ja nagu jälle islami vastupanu liikumine, kõik punktid on omavahel seotud. Ainus viis neil ellu jääda on hoida relva enda käes ja kontrollida Gazat. Kui nad oleksid nõus relvadest loobuma, desarmeeruma ja nii edasi, siis see tähendaks, et Hamas ei jääks ellu. Ja Hamas võidab aega, sest Hamas ütleb, et me ei tea, mida homne päev toob. Võib-olla toob homne päev midagi paremat kui tänane. Ja muide, nad vaatavad põhja poole, mis toimub Liibanonis. Nad nägid, et 2025 aastal tegi Iisrael Liibanonis, mida tahtis. Ja praegu on põhjas pingelise olukorraga hoopis teine mäng. Nii nad mõtlevadki. Jumal teab, mis homme saab. Võib-olla läheb paremaks. Hizbollahil on iraanlased oma poolel. Hamas ega Iraan ei reageeri rünnakutele Gaza sektoris. Ma olen nõus, et kui see muutub, siis muudab see kogu olukorda täielikult. Aga mida sa ütled, ja ma olen nõus selle mõttega, et tundub mõeldamatu, et Hamas loobub oma viimasest alles jäänud trumbist relvade näol ja nõustub relvitustuma. Avasõja alguses või selle ajal tundus samuti võimatu ette kujutada, et Hamas nõustub pantvangi vabastama, kuid ometi nad tegid seda. Kas on mingit lootust relvitustumiseks, hoolimata neist arusaadavatest muredest ja pessimismist, mis praegu suunda määravad? Jah, teate, ainus viis, kuidas ma näen, et see võiks juhtuda, on see, mida ma nimetan partneri survestamiseks. Olgu, ma lähen jälle tagasi lahingupartneri ja alternatiivi juurde, sest kui natuke tagasi minna, et neid kahte positsiooni esile tõsta, Iisrael ja Hamas, iga ühe puhul vaadake tema partnerit, tema alternatiivi. Ja ta ütleb, et see on palju ahvatlevam, kui kokkuleppele minna. Sest Iisrael ütleb üsna lihtsalt. Ma tahan olla kindel, et järjekord oleks järgmine. Desarmeerimine, relvade mahavõtmine, Hamasi võimete lammutamine ja alles siis saame rääkida ülesehitamisest. Hamas, nagu ma ütlesin, vastupidi. Nemad ütlevad, et nad saavad üsna hästi aru, et nende sõltuvus seisneb relva hoidmisel. Kui Hamas saab aru, et näiteks ameeriklased annavad meile noa võimaluse minna tagasi Iisraeli kaitseväe ideeni, minna tagasi sõtta, siis oleks see tõesti midagi kindlat. Võib-olla midagi raputab nende Batmanis ja nad ütlevad, et olgu, me peame vähemalt kompromissi tegema ja alustama mingisugust relvastuse vähendamist, kuigi ma pean ütlema, et see kõik oleks võits. Me ei saa tegelikult eeldada, et Hamas noobub oma relvast. See oleks Hamasi kui islamiorganisatsiooni lõpp ja isegi oht nende enda elule. Aga mina tegin seda sama, ütlesid inimesed ka pantvangide vabastamise kohta. Ja see juhtus ikkagi. Jah, mis siis Hamasis muutus? Alguses ütlesid nad, et nad ei anna pantvangi ära. Ja lõpuks nad nõustusid sellega. Mis siis muutus, et nad ikkagi vabastasid pantvangid? Ja kas sama survet saab kasutada, et sundida neid relvadest loobuma? Jah. Mis muutis olukorda, olid 2 peamist asja paljude teiste seas. Esiteks, Yehia Sinvar ei olnud elus. Kui Yehia Sinvar oleks elus olnud, siis ma ei ole kindel, et tulemused oleksid olnud nii head, nagu me nägime. See on üks asi. Teine asi, mis on palju olulisem, kui me vaatame tulevikku, on see, mida ameeriklased tegid vahendajatega, eriti Katari ja Türgiga, sest neil on palju mõjuvõimu Türgil ja Kataril Hamasi üle. Nad panid nad mõistma, et me tahame kokkulepet. Ja see ongi nii. Teil on oma huvid. Loomulikult ei tee keegi midagi ilma oma huvideta. Aga kui vahendajad mõistsid oma huve, oli see midagi muud. Ja kui sa selle kokku panid, et Yassin polnud enam elus ja eriti pärast seda, kui ka Muhammad Sinvar tapeti.
ja me jäimegi lihtsalt Al-Zaitun Haddadi juurde, kes ei ole nii suur juht. Nendes tingimustes oli seda kokkulepet palju lihtsam saavutada. nõustun sinuga, et Hamasi survestamise võti peitub Dohas ja Ankaras, kuid nad ei avaldanud seda survet kogu protsessi vältel. see tuli palju hiljem. Seega, et julgustada või anda Dohale ja Ankarale õigustatud stiimul Hamasi survestamiseks, jõuab võti taas Washingtoni kätte. Täpselt nii. Kas sa läbirääkijana nägid, et Washingtoni surve Karandohale muutus nii, et see veenis neid, et jah, me peame Hamasi survestama ja sundima neid pantvange vabastama? Jah, see oli teistsugune surve ja see oli teistsugune viis panna neid mõistma, et neil on erinev stiimul aidata Washingtonil kokkuleppeni jõuda. Tead, kui ma räägin ka loengutes läbirääkimistest, siis ma rõhutan alati 3 alustala, millest iga läbirääkimiste kokkulepe sõltub. Usaldus, huvi ja hind. Usaldus, huvi, hind. Mulle meeldib mõnikord väga keerulisi protseduure lihtsustada. Ja kui sa paned osapooled, mängijad, vahendajad mõistma, mis on nende huvi selles kokkuleppes, mida nad näiteks Washingtonilt saavad, siis see võib kogu kokkulepet muuta ja ümber kujundada. Ja see on midagi, mis praegu tegelikult ei juhtu. Siis nad lasevad Nikolai Mladenovil proovida, tead küll, mingit lahendust leida, sest ma arvan, et praegu on fookus Iraanil ja Liibanonil. Lähis-Idas on praegu nii palju probleeme. Muide, Hamas naudib seda. Jah, nad püüavad jääda, tead küll, sõja läve alla või taha. Ja seda nad teevad sellepärast, et nad on taas kohanenud sissisõjaga. Aga ma ütlen, et kui minna tagasi läbirääkimiste juurde, siis siin peab veenduma, et vahendajatel oleks motivatsioon seda lahendada. Praegu Ankaral ei ole mingit motivatsiooni seda lahendada. Vastupidi, vaadake, mida Erdogan täna ütles. Iisraeli, Netanyahu, meie tegevuse kohta Liibanonis ja Süürias. See lihtsalt näitab, et huvi puudub. Vastupidi. Ma rõhutan seda teemat, sest see dünaamika oli olemas ka enne pantvangide vabastamist. Aga siis nihkus surve justkui Washingtonist ja Karandohale, et vabastamine toimuks. Mis surve see siis oli? See oli ka muutus režiimis, Ameerika režiimis. Kas ma peaksin sulle meenutama, et me pidasime Bideni administratsiooniga pikka aega läbirääkimisi ja muide nad tegid kõik, mis võimalik, et kokkuleppele jõuda. Ja see muutus väga kiiresti, kui Trump ametisse tuli, sest kui me läheme tagasi algusesse, sellesse, kuidas Trump käitus läbirääkimistel ettearvamatult. Sa ei taha Trumpi enda peale vihastada, tead ju küll, maailma kõige tugevam mees. See oli tohutu muutus. Ja vahendajad saavad aru, tead Ankara saab aru, Katar saab aru, muide Katar saab sellest väga hästi aru. Täna, kui tema väga Ankara moodi, on väga vabandust. Katar on praegu sõja ajal väga delikaatses olukorras, arvestades seda, mida ta Iraanilt saab.